olgu. Tartu jõudis üks jalgratta lahenduspunkt. Punktid, ütleme nii. 69 tükki üle Tartu. Ja juba selle esimese päevaga tekkis päris palju kaost ja ma mõtlesin, et ma teen siis väikse siukse juhendvideo, siukse lihtsa, kiire ja peaks saama nüüd aidata selles suhtes, et juhul kui tõesti mingi koha pealt oli teadmatu, siis saate natuke teada ka. Esimeseks ma soovitan minna ja teha endale ära bussikaart, sest sellega on tõesti mõnus minna, intrigeerida, lihtsalt lahti selle sealt, et see on päris hea asi. Et sellega saad kiiremini selle jalgratta saad dokist lahti, kui kasutada lihtsalt oma nutiseadet. Nii, kui sa oled selle kaardi ära teinud nüüd peale 8. juuni 2019, siis võimalik on see, et sul on juba automaatselt juba registreeritud juba siia Tartu ratas, sellesse tarkratta nii-öelda kontoks. Et see on kuskil küla jutu käes, kuulsin kliendi käest, et tal töötas see, nii et ma ei ütle 100%, et see töötab, aga sellega on tõesti väga mugav minna ja aktiveerida endale jalgratas. Juhul kui see ei töötanud, et sa oled nüüd siinsamas video peal, ma ei tea, kuidas sa leidsid selle, aga lähed siia nüüd kodulehele ratas.tartu.ee ja registreerid. Ma teen praegu varjunimega kõik asjad, ma ei tea, miks ma teen seda, aga lihtsalt saan näitena, sest mul on juba tehtud konto. Näiteks paneme siia Vladimir Munane Šah. Siia paned oma emaili ja aadressi. Ma panen näiteks kooli oma. Nii ja salasõna. Näiteks. Nii. Need salasõnad on nüüd olemas ja pead registreerid. Logi sisse, teile tuleb saukene kiri nagu Tartu Smartbike Sale Registration Link. Siin teile see nimi, mida te panite ja see esimene link, mis on, te aktiveerite selle. Siis küsib uuesti. Panete siia nüüd selle emaili. Ja nüüd panete sinna selle parooli, mis te sätestasite. Tuleb selline asi. Täidate ära oma need andmetega, mis siin on. Selline asi. Panete järgmine, bussikaart. Ja siis ma soovitangi nüüd selle kaardi nüüd endale nüüd võtta. Sa saad ka valida siia ära kasutada bussikaardi on panema näiteks. See järgmine etapp, see on kaart. Sinna panete oma, kui teile kaart on reljeefne, siis te peaksite saama sätestada siia krediidikaardi andmed. Aga te olete olemas, siis võete kinnitan ja lõpetan. Et kohe kindlasti te peate panema krediidikaardi andmed, sest te ei saa nii või teisiti siis seda laenutada. Nii et kohe kindlalt see kohe kirja. Nüüd ma login teise kasutajaga sisse. Nii. See peaks säukene asi ette tulema. See bussikaardi asi võiks nüüd kohe esimese asjana võtta ette. Lähete pilet. Siin on teil siin pilet, 3 kuud tasuta, vaheta. Siia panete oma isikukoodi, mis teil reeglipärast on. Ja siia oma bussikaart. Et see bussikaardi number on nüüd siin tagapool. Siit triipkoodi all, selle sisestada siia sisse. Et juhul, kui te ei leia oma kaarti üles, siis lähete tartu.pilek.ee kodulehele ja logite sisse.
nüüd vaadata, missugune kaart teil kehtib. Mul on 2 kaardi, mul on nii õpilaspilet kui ka nüüd Tartu bussipilet, need ja mina. Ja võtate nüüd selle nii-öelda numbri ja paigutate selle nüüd bussikaarti. Ja siis panete kinnitada ja see on nüüd automaatselt seostatud. Põhimõtteliselt te võite välja logida, minna nüüd teha huviring. Minge ja proovige ära, just elektrirattas on just kõige mugavam ja kõige lõbusam võib-olla. Saate kiirust tunda. Siin on nüüd ühed asjad, mis tuleb ära mainida. Mis on hästi palju nüüd 2 silma vahel jäänud. Kui sa nüüd lähed laenutama jalgrattast, siis kontrolli üle, kas ratas on nüüd tavaline või elektriline. Kõige lihtsam viis, kuidas sellest aru saada, on see, et taga poritiiva küljes on nüüd elektrilogo või elektrisähvatuse logo. Seda saate aru, okei, see on elektriratas, et selle saate võtta. Et järgmiseks nüüd etapiks on see, et kontrollida jalgratta töötavuse, kas ta nüüd üldse saab opereerida selle nüüd ettetuleks reisiks, mis te nüüd planeerisite. See saab niiviisi kontrollida, et te lähete jalgratta juurde ja vasakul pool on niisugune signaalinupuke. Vaatade selle peale ja ekraani peal nüüd peaks kuumama tekst. Kui see töötab, siis see töötab. Oled kindlaks teinud selle oma töötavuse, töötava ratta, lähed viipalt üles selle ja käib niisugune positiivne helin ja pluss veel roheline linnuke tuleb sinna, et sa saad nüüd dokist selle välja võtta. Sa pead selle nüüd kiiresti tegutsema, sest et muidu tuleb tagasi lukku ja siis pead uuesti seda kordama. Sellepärast ma soovitangi võtta nüüd selle kaardi, et nii kui sa viipad, sa saad selle peopessa peita ja siis ratta välja võtta seal. Tehniline rakendusega saab loomulikult ka seda, ma ei vaidle vastu. Sellega lihtsalt võtab kauem aega, usu mind. Lihtsam on minna lihtsalt bussikaardiga, lihtsalt viibad ja lähed. Ja proovi olla kindel ka, et sinu konto peal oleks raha ka, sest see on ka üks tähtis termin loomulikult. Kui on negatiivne, siis võib-olla tõesti mingi asi läks nihu või jalgrattasüsteem praegu ei võimalda sul lihtsalt laenata seda. Et juhul kui elektri oma ei tööta, siis te võite proovida tavarattas ka. Sama asi, aga raskem sõuda. Et te peate oma kondiauga lihtsalt ära lahendab selle. Et see selleks, et mobiilirakenduses seda lihtsalt põhimõtteliselt lahed selle alla, logid sisse nüüd selle kontoga, mis siin on, mis me just tegime nii-öelda. Peale nüüd selle siselogimist, ta nüüd näitab, küsib sinu käest sinu asukohta, luba see on ka tähtis asi. Ja lähedki oma lähima punkti juurde ja sisestad selle jalgratta koodi. Jalgratta kood on siis, kui sa selle rooli alla nüüd vaatad selle vertikaalse posti küljes. On numbri rida, on 5 numbrit või 6. Ega see numbri rida seal tuleb sisestada, kui sa nüüd selle sisse sisestanud, ta näitab nüüd nõustumisnuppu ja ta annab sulle luba, et libistada nüüd selle lahti. Eks sa pead nüüd omakorda veel libistama selle ratta nüüd läbi nutiseadme nüüd lahti ja nüüd sa saad moment oodata, kuni käib mingi väike klõps. Ja siis tõmbad sealt dokist lahti. Kas oli keeruline? Jah, oli. Mõnele tõesti, et sul on võib-olla lihtsam tõesti bussikaart võtta ja sellega tegeleda jännata. Ausalt öeldes lihtsam. Nüüd on lihtsalt väiksed märksõnad, 2 tükki praegult, või 3 tähendab. Et esimesest märksõnaks on see, et kui jalgratta sadul on teistpidi, siis tähendab see, et jalgrattaga on midagi viltu, et see väga ei tööta nii, nagu oleks vaja, et parem oleks sellest hoiduda. Teiseks on see, et juhul kui sa nüüd ei kasuta seda, võtame näite, et sa lähed nüüd baari ja jätta selle välja. Usu mind, sa unustad selle ära sinna. Teiseks, sult varastatakse selle ära. Ja kolmandaks, sa saad trahvi selle eest. Peal 5. tunni saad 80 € trahvi, nii et kui sa oled rikas, siis lase käia, aga ma ei soovita väga. Igatahes, kui sa lähed baari, siis ma soovitan kohe kindlalt panna esimese dokki ära ja las olla seal. Linnas on veel erinevad kohad. Võtame näiteks siin, vaatame siit kesklinda.
kesklinnas on siin päris palju, ei ole mingi 100 meetrit vahet üksteiselt, nii et plaanduspunkte on, kust minna ja võtta. ja juhul, kui on kohad täis, siis ma soovitan ka dokki minna. et praegu on probleeme selle lukustussüsteemiga, nii et väga ei soovita. Nüüd me jõuamegi nüüd selle kolmanda punkti juurde, lukustussüsteem. et ta on praegu veel vigane, mingi pärast ta väga ei taha töötada. ma väga loodan, et jalgrattal on jälitussüsteem olemas, et kui keegi peaks nüüd nii-öelda sellega minema jalutama, siis on olemas, et okei, kuule, vaata, jalgratas läks parklas minema, no mida verset. Praeguseks on kõik, et esialgne faas on see, et proovige panna kõik asjad dokki, et ärge jätke see enda kätte. ja minu idee siin kõrval on see, et terve Eesti võiks sellega teha. Sest mul tuli niisugune väike kahtlane idee, et miks mitte sõita sellesama rattaga Viljandi keset suve. Suht mõnus oleks sõita rattaga, esiteks sa näed loodust, võib-olla mingi põder ajab sind taga, aga kurat küll, see oleks jõudnud lõbus. Natuke ohtlik on võib-olla liikluses sellega tegeleda, aga mingis mõttes see oleks huvitav idee või kontsept, et terve Eesti võiks sellega tegeleda. Tartu jõudis võib-olla sellega samm ette. See on kõige parem otsus, mis ma olen nagu kogenud üldse Eesti kohta. Et Tartu on teinud lahenduspunktid üle Tartu, 69 tükki. Et praegu on siukse esimene algfaas, kus on natuke probleeme, aga me saame hakkama. Et praegu saab hakkama selle asjaga ja praegu töötab. Ma ise mõtlesin seda videot teha oma vabavoliliselt. Sest et ma nägin päris palju siukseid inimesi, kes olid hädas selle asjaga ja läksin aitasin, sest ma sain nii-öelda väikse koolituse. Aga ma loodan, et see aitab natuke targemaks. Ja sellega on kõik. Bye-bye.